Ja nüüd on meil plaanis rääkida restoranide uuest hooajast, täpsemalt küll ühe restorani Massimo. Tere tulemast siia meie stuudiosse, Raimo Laid. Tere. Te olete Tallinna kesklinna Maakri tänaval asuva ühe väga suure restorani omanik. Just. Üks omanikest. Ja. Ka kokk olnud seal samas restoranis. Just, et alustasin kokkana ja siis sain aasta aega tagasi sellise hea pakkumise ja võimaluse, et alustada ka siis restorani omanikuna tööd. Kas restorani omanike puhul on see loogiline, et kokast kasvab omanik? Või järgmine etapp? Jah, et kui on vähegi ettevõtlikkus, siis kindlasti, et tasubki kõigepealt, ma arvan, et üldse kui restorani omanikuks või siis restoraniga tegelema hakata, tasubki kõik need etapid läbi käia. Ja siis on nagu lihtsam pärast aru saada nendest murekohtades ka, et mis on see köögi pool ja teeninduse pool ja nii edasi. Teie Massimo, ametlikult isegi Trattoria Massimo restoran on iseenesest väga populaarne, et sinna sügisesel talvisel ajal on päris raske kohti saada ja nüüd ongi see sügis ju kohe algamas uuesti. Kas ka teie jaoks on uus algus, et uus hooaeg, midagi uut tuleb tuua lauale? Just, et septembrist alates ongi nii, et meil on jälle nädalavahetused on meil live esinemised, pakume siis head toitu, loomulikult häid kokteile, head veini, veinivalik on meil ka hästi suur. Ja siis ma arvan, et sellest saame teada nüüd lähiajal, kohe järgmine nädal meedia vahendusel siis erinevatest üritustest, mis meil siis septembris toimuma hakkavad. Mis on sedasi, et laupäeval või kolmapäeval või millalgi, et õhtul kes esineb? Just, et reede laupäev on tavaliselt ikkagi esinejad ja siis me saamegi ma arvan, et järgmise nädala alguses saame teada. Aga menüü peab ju ka olema ilmselt peab menüü ka igal aastal midagi uut kaasa tooma või? Kindlasti me menüüd vahetame 3-4 korda aastas ja loomulikult ka grupimenüüsid, erinevaid suupiste menüüsid, et menüü on huvitav, meil on Euroopa-pärane menüü ja menüüs on siis erinevad eelroad, ütleme supid, salatid, leiab igale maitsele midagi. Pearoogadest võiks esile tuua, võib-olla meil on küülikuliha, vasikaliha ja loomulikult on meil suur pitsavalik, et itaaliapärane nimi, et siis ka pitsa on valikus täiesti olemas ja siis loomulikult palju erinevaid desserte. Et see vist käib ka itaaliapärase menüüga kaasas? Just. See magustoitude valik? Kindlasti erinevad tiramisud, šokolaadikoogid, mida siis kellelegi parajasagu. Samas restorane on palju ja kõigil neil on eelroad, pearoad, salatid, aga midagi peab endal olema ikka täiesti teistsugust, et siin konkurentsis püsida, on nii? Eriti suurel ja edukal restoranil. Just, et meie oleme nagu ütleme see aasta aega, mis mina olen nüüd seal majandanud ja oleme teinud ikkagi sellise menüü, mis on ikkagi selline rohkem nagu kunstipärane, et meile meeldib hästi palju mängida selle toiduga ja just erinevaid väikseid nuansse nagu sinna taldrikule luua. Et see on kindlasti... Süüakse ka silmadega nagu. Just, loomulikult. Et disaini poole pealt selline väline pool. Hästi palju oleme pannud viimane aeg selle peale ikka rõhku. Aga maitseelamused on samas ju sama olulised. Kindlasti. Et seal on ka midagi erilist. Maitsetest, jah, et meil on sellised värsked toorained kindlasti, erinevad, ütleme, carpacciod, alustades siis kitsejuustusalatist. Maitsed on kindlasti hästi olulised ja me kombineerime kogu aeg siis erinevaid tooraineid kokku. Tundub, et meie inimesed ikkagi armastavad restoranis käia või on see suurem publik siiski turist? Ei, meie juures ikkagi ütleme Maakri tänavale ikkagi me ootame ikkagi meie enda inimest rohkem, et see turist jääb rohkem sinna vanalinna kanti ja meie juurde võiks siis tulla ikkagi, kes siis on siin kesklinna läheduses ja loomulikult kõigelt poolt mujalt, et ei ole takistust. Ja ruumi peaks teil olema, et te olete ju vedetavalt üks Tallinna kas kõige suurem restoran või? Kas nüüd just kõige suurem, aga kindlasti üks suurimaid, et meil on seal 200 kohta, ütleme istekohta ja kuskil siis oleme ka teinud, ütleme, püstiala üritusi, kuhu on mahtunud ka 300 inimest ära. Et inimesi mahub restorani küll, aga kes ei mahu või kes ei tahagi tulla, et teil on ju ka selline teenus, et toote restorani koju kätte või? Just, et meil on selle restoraniga koos on meil cateringi ettevõtte samamoodi, ühesõnaga jah, catering ja me viime siis toidud koju kätte, et mõned kliendid lihtsalt soovivad mitte tulla siis koha peale, vaid kodus siis ütleme on mingi tähtpäev, sünnipäev ja loomulikult me viime siis kogu selle valmistoidu kohale, pakume teenindust ja pärast koristame kõik asjad ära, et see on selline väga-väga hea teenus.
meil mõne aja eest täna oli siin just juttu sellest, kuidas täiskomplekt disainmaja tuuakse kohale ja kõik on ära tehtud, koristatakse ära, et sellega võiks kaasneda ka siis kohe, kui maja kohale tuuakse ka catering ja pärast te viite ka kõik ülejäänud mustad nõud ja muud asjad ära ja täpselt. pärast pidu, maja sisseõnnistamise pidu. Aga pidusi veetakse palju meil või kuidas? Armastatakse broneerida? Ikka on jah, et nädalavahetusel ikkagi inimesed tahavad ju lõõgastada ja väljas käia ja siis meie võtame kõik vastu ilusti. Ja mis siis, et see hooaeg algab nüüd septembris ja selleks te valmistute nädalavahetusi on ka augustis, et kõik nädalavahetused on teil juba ette broneeritud või kuidas? Ei, praegu ikka veel on ruumi, aga tasub kiirustada kindlasti jah, et kui on sellised head artistid tulemas ikkagi reede-laupäev, siis on ikkagi broneeringud tuleks varakult ära teha. Aga mida te ise soovitate inimesele, kes teie juurde sisse astub, kes ei tea sellest veel midagi, et mida tellida, tulla lihtsalt vaatama? Ma arvan ka, et tasuks kodulehelt kindlasti vaadata, meil on hästi palju ilusat pilte üleval kodulehel ja sealt saab hästi palju infot siis meie kohta, mida me teeme, kus me asume ja nii edasi. Ja loomulikult meediakajastus on ka kindlasti olemas, nii et saab teada. Saab teada, kes veel ei ole käinud, siis restoran Massimo Maakri tänaval. Just.